Recording in progress. Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinult. Kui te nüüd vaatate, et mul on põsed nii punased, siis see tuleb sellest, et ma olen viimased 2 tundi tegelenud sellega, et saada oma arvuti mikrofon korda, sest ma tegin 9 videot. Hakkasin neid üles laadima. Ja siis selgus, et ühelgi neist ei ole heli. Ehk siis oli ilma hääleta. Pilt on, häält ei ole. No ja ma siis võtsin kätte ja hakkasin asjaga tegelema. Sain ühele poole. Hääl tuli. Nii et hakkame otsast peale. Ja tänase video pealkiri ongi positiivne energia. Sest väga lihtne on vaadata enda ümber ja leida ja märgata, mis on valesti. Väga lihtne. Meid on selleks stresseeritud päris korralikult. Ja selleks on vaja tegelikult harjutamist, et näha, mis on hästi ja mis on õieti. Ma ei räägi sellest, mis on maailmas tegelikult. Ma ei räägi poliitilisest olukorrast praegu hetkel, selle jätame välja. Aga me räägime inimestest. Sest paljud meist on elanud aastaid negatiivsuse ümber. Oleme osanud näha, mis on valesti teistel inimestel, mis on valesti meie elul, mis on valesti meie töös, mis on valesti meie tänases päevas, mis on valesti meie suhetes, mis on valesti meie iseendas, mis on valesti käitumistes ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga kui me tahame siin maailmas edasi liikuda, sellesse uude maailma, siis meie eesmärk peaks olema tuvastada nii-öelda reaalsus ja seda aktsepteerida. Kuid see ei ole sageli nii lihtne, kui me oleme negatiivsuses, sest negatiivsuse eesmärk on tavaliselt hävitamine. Iga negatiivne mõte tegelikult annab sellele probleemile jõudu, sest see, millele me keskendume, see võimendub, nagu me teame, ja see viib meid harmooniast välja. Ehk siis negatiivne energia saboteerib meid ja hävitab. Ja sellel on, kui nii võib öelda, siis omaette väga võimas elu tegelikult. Aga samamoodi on ka positiivsel energial. Ja iga päev võime me küsida endalt, mis on õige ja mis on hea. Teiste inimeste, oma elu, oma töö, oma tänase päeva, oma suhete, iseenda ja enda ja teiste käitumise suhtes. Nende koha pealt. Sest positiivne energia tervendab, ta juhib armastust ja muudab. Seega valigem positiivne energia, valigem positiivne vaatenurk. Sest see viib meid harmooniasse. Ja täna võib-olla me saamegi paluda või soovida lahti lasta negatiivsusest ja aidata nagu vabaneda oma negatiivsetest uskumustest ja muuta see mõtlemine negatiivsest positiivseks. See on võti harmooniasse ja võti kõrgematesse sagedustesse. Ilusat päeva sulle. Kohtumiseni.